Tere tulemast Mystify podcasti. Minu nimi on Triinu Sirge ja täna on minu saatekülaliseks Anu. Tere, Anu. Tere, Triinu. Nii, mis sa arvad, mis on täna see, millest me täna räägime? Ma arvan, et sa võtad kaarti. Väga õige. Täitsa esimene mõte, et mul juba tuli tegelikult selline kaart nagu muutuste kaart. Et ma ei jõudnud seda võttagi, see ise vaatas mulle vastu. Et elu on pidevas muutumises. Ja me ise muutume. Ja ma jätan selle muutumise kaardi siia korraks lahti. Aga lasen sinul siis võtta ühe kaardi ja vaatame siis, kas see, mis siit tuleb, kõnetab meid. Sulle tuli kaks kaarti. Nii. Ahaa. Et püha tarkus ja kaitse. Püha tarkus ehk siis selline tsüklilisus jällegi ja see püha kuu tuleb siit kaardi pealt välja. Et alustame siis kuust. Mis suhe sul on selle kuuga? Kuuga mul selline suhe, et jälgin. Nii. Kuud. Tema faase. Tema tarkust. Ahah. Ja tema tsüklilisust. Tsüklilisust. Ja. Ja kui kaua on olnud sinu elus see kuu olulisel kohal? Ma arvan, kuu on olnud minu elus olulisel kohal viimased 10 aastat. Kuidas sa jõudsid kuuni? Vaatasin taevasse. Ja nägin teda seal. Tegelikult mulle meenub siin üks multifilm kunagisest ajast, kus Lõuna-Ameerika legendid räägivad kuust ja kuule pagendatud koletisest, kelle nimi oli Reguai. Ja siis mul lapsepõlvest saadik ma vaatan seda täiskuud ja mulle meenub see multifilm. Mina seda multifilmi ei ole näinud, aga ma olen ka lapsest saati kuudu adanud. Ja samamoodi viimased aastad tegelenud või jõudnud selleni, et kuu mängib meie elus olulist rolli ja tihtipeale olulisemad, kui me võib-olla isegi teinekord arvame. Sellepärast, et kui kuu suudab liigutada ookeaneid, siis mida ta teeb meiega, kes me koosneme veest. Et 70% meist on vesi. See tähendab, me oleme kuu mõistes üks väike piisake, aga enda mõistes suur ookean. Ja siis, kui kuu hakkab, kas seda tõusu või mõõna põhjustama, seda tasub täitsa vaadata. Ja mis on sinu nagu praeguse praktika juures kõige suurem selline taipamine või see vau-efekt olnud, et mida nagu see härra kuu siis või tegelikult on ta proua kuu, sest härra on päike meil. Küll aga jälle olenevalt on ju sellest rahvast ja tema tõekspidamistest ja uskumustest. Gruusias on kuu mees ja naine päike. Ja meil siis vastupidi, et mida siis võtta, mida jätta. Jah, et see oleneb, kes sa oled ja kus sa tuled, kus on sinu juured. Aga milline on sinu nagu see kuu taipamine, kõige vägevam vau-efekt, et mida sa oled avastanud siis enda elus või kogenud enda elus, mis on sind siis kas toetanud? Et kui sa tahad tegeleda kõige sellega, millega vähendada, siis kahaneva kuuga. Ja kõike seda, mida kasvatada, siis kasvava kuuga.
Siis kui mina alustasin seda kuu lugemist või kuu jälgimist, siis minul oli just esimene see kasvatamise koht ja mina tahtsin hirmsasti enda juukseid kasvatada. Terve elu olen tahtnud juukseid kasvatada, et need ikka kasvaks pikemaks ja pikemaks. Ja siis ma avastasin seda, et kui lõigata siis kasvava kuu ajal, et siis nad paremini kasvavad ja see peaks ka nii olema. Ja samamoodi, kui sa lähed on ju lillepeenart rohima, et rohid kahaneva kuuga, mitte kasvava kuuga. Ekki lõikad on ju kahaneva kuuga, mitte kasvava kuuga. Kui lõikad kasvava kuuga, siis on... Dieeti alustad kahaneva kuuga, mitte kasvava kuuga. Ehk siis jälle kõike protseduure, ka tervisalaseid, mida tahad on ju vähendada kahaneva kuuga ja mida tahad kasvatada kasvava kuuga. Nii et kuu paneb kasvama või siis kahandab. Ja teine asi on see, et mida võiks veel kuu puhul vaadata on ju ka, ja ma olen kuulnud, et isegi osad arstid on hakanud jälgima kuud ja tegema operatsioone vastavalt kuu seisule. See on väga tore. Ja selle jaoks, et ka haavad paranevad ju paremini. Siis need haavad siis kasvavad paremini kinni, kui on kasvav kuu. Ikka. Et niipidi siis ikka, okei. No see on... Ja mädaaeg ja kõva aeg, et mädaajal on ju see, et on igasugused mädanikud ohtlikumalt tekkima. Nii, millal on mädaaeg? Mis see tähendab? See on mingi vanarahva tarkus või midagi sellist? Ei ole vanarahva tarkus. Kõik see kuu on vanarahva tarkus. Aga mädaaeg on alati täiskuule. Kõigepealt on kõva aeg, siis on mädaaeg. Nurguga jälle kõva aeg, siis on mädaaeg. Ehk siis koostab 4 tsüklist. Ja siis see mädaaeg on siis nagu täiskuu on ära, täiskuust hakkab siis tulema see kahanev kuu. Siis on kõva aeg. Siis on kõva aeg. Alguses on kõva aeg, siis tuleb mädaaeg ja siis tuleb... Selle kahaneva kuu tsükkel siis jaguneb nagu 2 nii-öelda, et alguses on siis see kõva aeg ja siis tuleb selle kahaneva kuu mädaaeg. Ja siis tulebki peale kahanevat kuud tulebki siis ju nagu must kuu ja siis must kuu on lühike vaata. Ja siis hakkab kuu loomine. Kuu loomine ja siis kui kuu loomisest nüüd edasi liikuda. Ja siis jälle sama. Siis on jälle see kõva aeg on siis noorkuu jaguneb siis ka kõvaks ajaks ja siis mädaajaks. Nii, väga, see on minu jaoks uus info, ma praegu teen selgeks endale asja ja loodetavasti ka teile uut infot, aga siis mis need kõva aja tegevused siis on? Kõik see, mis peab olema, näiteks võtame kõige parem näide on ju puu tegemine. Et kui sa tahad teha ahjupuud, siis ei ole eriti vahet, on ju. Aga kui sa tahad teha mööblipuud on ju, tarbepuud, siis on hästi oluline, et on võetud kõval ajal, on ju. Ja selle kahaneva kuu kõval ajal, siis ei ole nii palju mahlasid sees puus. Et seal tuleb jälgida. Mille jaoks sa tahad midagi kasutada. Ja kuidas sina seda jälgid? Niimoodi ma jälgingi, et kui ma midagi teen, siis ma jälgin. Et siis sa teadvustad seda endale. Alati ei ole see võimalik, on ju. Selle jaoks, et me ju liigume nii kiires tsüklilisuses. Ja see tempo on... Et elutempo on vahest nii kiire, et me ei saa jälgida ja oodata, et ma pean nüüd ootama 3 nädalat, millal ma saan seda teha. Siis on ammu ilma juba see rong läinud. No ilmselt jah. Siis jääme rongist maha. Ja siis jääme rongist maha. Tegelikult on nii, et hea on neid vaadata, aga kui ei vaata, ega elu läheb edasi. Hea teada, elu läheb edasi.
aga mina olen kogenud seda, et kui ma seda juuste kasvamise asja, seda ma olen ikka väga pikalt jälginud seal 10-15 aastat juba tagasi. Ja siis ma mäletan seda, et mul nagu tekkis selliseid olukordi, kus ma panin nagu selle juuksuri ära, et ma lähen nüüd juukseid lõikama ja siis pärast nagu kalendrist vaatasin, et see sattuski kasvava kuu ajal, et selle jaoks, et oli hea intuitsioon ja ma kujutan ette, et kui sa panid ka, tahtsid juukseid kasvatada, läksid juuksurisse juukseid lõikama ja oli kuu seis vale, siis tegelikult läks sul autokumm katki ja sa ei saanud see päev juuksurisse minna. Jah, ma ütleme niimoodi, et ma käingi kord aastas juuksuris, et siis sellest piisab. Nii. Aga juuksed on ju väga oluline. Ja. Et nad oleksid on ju pikad ja juustes peitub inimese vägi. Inimese vägi on juustes. Ja info samamoodi on ju. Et kunagi Vietnami sõjaaeg võeti jäljaküttideks indiaanlased. Ja mis juhtub sõjaväes? Lõigatakse juuksed maha. Ja siis nad läksid sinna džunglisse ja nad ei leidnud mitte midagi, nende tajud olid kadunud. Juuksed. Ja alguses ei saadud aru, arvati, et Vietnam on kuskil mujal on ju ja siis saadeti need indiaanlased Ameerikast džunglisse, metsa ja nad ei suutnud seal ka olla enam need, kes nad olid varem. Ehk siis tajud olid. Ehk siis see vägi on juustes peitub vägi. Ja kui me vaatame nüüd on ju, et me oleme harjunud, et naistel on pikad juuksed, aga ka meeste vägi peitub meeste juustes. Miks lõigatakse ära meestel juuksed? Et väge vähendada siis või? Kellel olid pikad juuksed? Viikingitel väga väekad. Kellel olid veel igasugused barbarid on ja igasugused keskaja rüütlid, kõigil olid pikad juuksed. Ja isegi kuningatel olid, kellel lokkis juuksed, luid tulevad silmade ette. Kõigil väekatel meestel läbi ajal on olnud pikad juuksed. Siis hakkame juukseid kasvatada. Nii et lõigake kasvava kuu ajal siis juukseid, siis juuksed kasvavad tempoga. Just. Ja juustes on vägi, aga kus on veel vägi? Kus on veel vägi? Et vägi on meie enda sees. Ja see, kuidas me oma väge ja oma potentsiaali avame, see on meie enda küsimus. Kas sina oled jõudnud enda väkke? Ma arvan, et mitte. Aga oled sellel teekonnal? Ma olen sellel teel. Ja kaua on see sul võtnud aega või kui käänuline see väeteekond on olnud? See väeteekond on väga väekas olnud. Ja iga väekas tee on oma tõusude ja mõõnadega. Ikka mäest üles ja mäest alla. Iga vägi. Ja siis me jõuamegi sinna, et mina käin vähemalt 2 korda aastas mägedes väge ammutamas selle jaoks, et mägedes on hoopis teine vägi kui meil siin lamedal Eestimaa peal. Nii nagu me oleme lamemaalased on ju. Lamemaalased lamedal maal. Aga vahest on vaja meil minna ja tõusta kõrgustesse, näha kaugemale ja kõrgemale ja ammutada seda iidset väge sealt mägedest ja kividest ja mineraalidest. Ja kui sa oled mäetippu jõudnud, mis sa siis teed? Siis ma võtan seljakoti seljast. Seal on mul termosega tass teed ja valan teetassi ja istun ja naudin tassi teed. Vaadates midagi ja kuhugi, mitte midagi ja mitte kuhugi. Nii ilus. Ja ehk siis see hetke nautimine, kohalolek kohale jõudes või ka kohalolek teekonnal olles. Tegelikult on vaja kohal olla igas hetkes, igas hetkes, igas momendis selle jaoks, et hetk, mis järgneb peale hetke, on tulevik. Hetk, mis oli enne hetke, on minevik.
aga elada me saame siin ja praegu ja just nimelt kohal olles. Ja see kohalolu ja see hetke teadlikkus, hetkes olemine, see on tänapäeval väärtus. See on väärtus ja seda väärtust tuleks rohkem praktiseerida, rohkem olla selles hetkes, et ma oskangi igal pool olla kohal. Aga no mida sa teed, kui pea on mõtetest paks ja igasugused inimesed on ümberringi? Siis hingad sügavalt nina kaudu sisse, suu kaudu välja ja tood ennast siia kohale, paned 2 jalga vastu maad ja maandame ennast. Ja tõmbad nina kaudu õhku sisse ja suu kaudu välja ja oledki kohal. Oledki kohal, nii ja praegu. Ja kas see kohalolu on olnud nagu sinu kogu aeg see praktika on sul käigus? Ei, ma olen ikka kosmoses ka käinud, ahaa. Selles mõttes, et ma ütlesin, et see teekond on olnud tõusude ja mõõnadega ja eks minagi olen olnud väga kaugel iseendast. Aga päev-päevalt tuled enda sisse lähemale kohale. Enda sisse, enda kehasse. Enda kehasse, hästi oluline on olla enda kehas, kohal, tunnetada oma keha ja vaadata, mida räägib sulle sinu keha. Sa teed kehadega tööd. Ja ma teen kehadega tööd. Mis on see võlu selle keha juures, mis sind paelub selle töö juures? Mind ei paelu, minu jaoks on kehad kõik ühesugused. Kui sa nüüd tahad teada, et kas mõni kumer on, mõni siledam, ei. Kõik kehad on ühesugused. Aga kehatöö juures paelub mind see, mida need kehad räägivad, milliseid lugusid. Meie kehamälu on parem, kui me ajumälu. Ja meie keha mäletab kõike. Ta mäletab ka neid asju, mida me ise ei mäleta. Ta mäletab kogemusi, mida koges meie isa, mida koges meie ema, meie esivanemad. Meie kehad mäletavad, see tuleb meil rakumäluga kaasa. Siis mäletavad meie kehad meie eelmiste elude kehastusi ja kogemusi. Meie kehades on tohutu informatsioon peidus. Ainult kui me oskaksime oma kehasid kuulata. Ja ma võin siin öelda, et ma olengi kehakeele tõlk. Kehakeele tõlk, väga vahva nimetus. Just, et ma võin öelda, et ma olen manuaalterapeut, aga kehakeele tõlk oleks nii kui täpsem nimetus. Kehakeele tõlk kõlab ka väga ilusasti. Jah. Et arusaadavalt ütleme, ehk sa tõlgid inimeste kehasid. Neile arusaadavasse keelde. Selle jaoks, et väga paljud ei saa aru, et miks mul see selg valutab. Või miks mul see põlv valutab. Ja siis ma aitan seda arusaamist jõuda. Ja kas need põlvevalud, seljavalud võivad siis olla seotud eelmiste eludega või esivanematega? Need võivad olla, jah. Või siis lapsepõlvega. Lapsepõlvega, see täiesti sõltub siis. Ja ma ei saa sulle öelda, et suur varvas tähendab seda, et ilmtingimata, et see su vanaisaga juhtus see või teine. Selle jaoks, et iga inimene on erinev. Iga lugu on erinev, iga keha on erinev. Ei ole olemas 2 ühesugust. Ja nii ei saa öelda. Et see on ainutõde. Või too on ainutõde. Tõde ei ole. Ja kus seda kehakeele, kus saab siis õppida kehakeele tõlgiks? Kus sa jõudsid selleni? Kuidas ma jõudsin selleni? See on hea küsimus. See teekond algas võib-olla sellest, et aasta siis oli 95, kui ma asusin tööle Eesti piirivalvesse. Ja ma pidin 30 sekundiga aru saama, mis on peale selle, mis tal on passiandmetes, mida räägib tema keha tema kohta.
nagu siis politseiniku laadne. Just, sa pead kiiresti fikseerima, et kas see inimene mis ta sulle suust räägib, et kas on see vastab tõele, et sa olid nagu siuke tõedetektor. Ja aga see andis tohutu kogemuse tunda inimesi ja aru saada nende kehakeelest, mida räägib keha. On ju olemas veel hästi palju teooriaid kehakeele kohta. Ja see on niisugune mineviku seik sellest kehakeelest. Siis hakkasin ma tegelema sellise natukene kosmosetehnoloogiaga. Et panin inimesi kristallkapslisse laadima. Noh, ma teen seda täna ka veel. Et laen inimesi kristallkapslis ja see kapsel pärineb siis Moskva kosmonautika instituudist. Et kohe päris kosmoseagentuurist. Ja, et seal on ta välja töötatud ja selles mõttes sellega on võimalik inimesi laadida. Aga selle töö käigus tekkis mul arusaam, et vaja rohkem näha inimese kehakeelt. See oleks jälle, et igaüks on erinev ja ühega juhtub kapslist üks asi, teisega teine asi. Ma läksin õppima idamaade meditsiini ja see andis mulle sellise tugevama arusaama inimese kehadest, pluss veel oma intuitsioon ja tunnetus. Ja see idamaade meditsiin siis näitabki neid meridiaane kohti, kus siis energiat liiguvad, kus energiat on seisma jäänud ja õppisid siis kõik need kehapunktid ja asjad ära, mis meie ja sinna juurde vähemalt 7 erinevat massaažiliiki idamaadest. Äge. Võimas. Ja see... Aga sellest jäi väheseks selle jaoks, et kehad rääkisid oma lugu. Ja ma ei saanud sellest loost ikkagi aru. Ehk ma olin õppinud 3 aastat. Ja ma teadsin teooriat. Ma teadsin seda, kuidas energiat liiguvad, mis seal kehades toimub. Aga kehad rääkisid lugusid. Ma neid lugusid ei õpetatud kuskil. Siis ma läksin edasi õppima konstellatsiooni, et aru saada, kust need lood tulevad ja kuidas on võimalik nende lugudega keha ära siduda. Ehk siis kehad ja konstellatsioon, keha ja Hiina meditsiin, siis on see Hiina meditsiini valdkond või sul oli mingi teine suund? Mul oli Tai ja Hiina ja Jaapani ja India ja... Okei, et selline idamaade siis võtab selle kokku. Idamaad võtavad selle asja kokku, jah. Okei, äge. Ja pluss veel samanistlikud tarkused, pluss veel studeerimised samaanide juures. Ja see kõik ongi andnud mulle selle tänase maailmapildi kehadest ja kehakeelest. Ehk siis see ei ole õppimine, ma ütlen sulle, et võta nüüd raamatu riiulisse punaste kaantega raamat ja sealt sa saad kogu selle tarkuse kätte. Nii lihtsalt need asjad ei käi. Ei lähe nii lihtsalt. Tuleb praktiseerida, kogeda ja õppida. Nii siin kui sealpool maakera ja nii seest kui väljast poolt inimest tundma õppida. Selleks, et alati ei pruugi olla. Vahest juhtub ka seda, et ma ütlen, et nüüd peab minema kiiresti arstile. Arstid ei ole saatanast, vahest on vaja ka nende juurde minna. Ei, no absoluutselt, ega see on oluline koht, me kõike ei suuda ise. Just, ja teine asi on see, et ühtepidi me saame ennetada, et me oleme terved, aga kui me juba oleme ennetusega hiljaks jäänud, siis me peame pöörduma. Siis tulebki minna arsti juurde. Jah, siis tuleb minna arsti juurde ja vahest ongi tabletti vaja. Midagi ei ole teha. Ega ongi, tabletid on ka ju selles mõttes loodud aitamiseks, just. Aga nendega võib lihtsalt liiale minna. Ja, et nendega ei tasu kuritarvitada. Nii nagu kõigega, taimedega samamoodi. Ka taimi ei tasu kuritarvitada. Võttes nüüd mõne väetaime, siis kuritarvitamine võib vägagi inimese tasakaalust välja viia. Aga seal samas väikestest annustest, väikestest doosides võib olla nii kärbseseen kui kanep väga hea ravim. Ravitoimeline.
ja sul on eriline side ka taimedega, et mis on sinu nagu praegune lemmik või mida sa, mis praegu õitseb angervaks. Angervaks õitseb praegu. Ja angervaksa tuleb praegu korjata, temast teha siirupid, kuivatada, tinktuuri teha. Angervaks on üks hetkel kõige väekamaid taimi. Talvel läheb teda pea igaühel vaja. Ja minu jaoks see angervaks alles mingisugune paar aastat tagasi teadvustasin seda taime ja siis sellel aastal oli see angervaks juba ära õitsenud, et mul ei õnnestunud teda leida, aga eelmine aasta ma korjasin angervaksa tee ja maitse. Paar suve tagasi olin ma Ruhnu saarel. Nõudsin teed õhtul, midagi ei olnud, läksin, korjasin siis angervaksa kraavi perve pealt, ütlesin, teed kui palju on ju. Ja õpetasin terve saare elanikud angervaksa teed jooma. Ja eelmine suvi olid nad kõik korjanud angervaks. Et enam ei ole seal teistel korjata. Ja et tegid, kes siirupid, kes siis kuivatas ja. Nii et ja väga hea on angervaksa õisikud ära kuivatada ja siis segada soolaga ja minna sauna. Et nagu selline kehakoorimisefekt siis tuleb sealt välja. Kui suur saunainimene sa oled? Väga suur. Teed iga päev siis sauna? Ei tee iga päev sauna. Aga olen saunainimene. Ja. Saun on Eesti rahva ikka selline... Saunas sünniti, saunas ravitseti, saunas surdi. Et kõik toimingud tehti saunas. Kõik olulised. Kõik olulised toimingud ja et süüa tehti ka suitsusaunas ja suitsetati liha ja siis on ju, et ilmselt keedeti ka mingisuguseid muid asju, õllevett ja muud kraami seal saunas. No ja asendamatu meie kultuuris. Ja vaieldamatult mõnus on suitsusaun. Ja mina olen suitsusaunas ikka mõned korrad käinud elus, aga jah, suitsusaun on tore. Minul on tänu headele sõpradele olnud võimalus teha nii mõnedki suitsusauna rituaalid oma elus. Et sõpradel on suitsusaun ja minul on rituaali kogemus, siis paneme kokku. Kaks asja ühte. Ja saab vägeva väesauna. Sa küsisid, kus vägi tuleb. Saunast. Vägi tuleb saunast. No me jõuame veel sinna, kus see vägi tuleb. Et me saime teada, et vägi tuleb. Juustest, saunast. Mägedest. Mägedest, mägedest. No, ma küsin, mis sa arvad, kus siis veel vägi tuleb? Ma andsin selleks juba väga hea vihje. Ma ei tea juurtest, ma tahan öelda. Ma ei tea, miks, aga... Veest. Veest siis, jah. Saun on vesi. Jah, et võtaks selle vee pigem, et kuna ma andsin vihje, et vaata, me oleme koosneme veest. Et kuu mõjutab meid. Ja siis vesi on ju väga hea elektrolüüt, on ju. Vesi on hea informatsiooni salvesti. Vesi on ainukene, mis me siis ütleme tema kohta, kas ta on siis olend või mateeria vorm või? No üks neljast või viiest elemendist, et mis bioloogiat vaadata. Jah, et mida me tema kohta siis ütleme, et element, et vesi on üks nendest, kes suudab kuju muuta. Mina ütlen alati looduses olevate esemete kohta, looduses olevate loomade, puude, kõige kohta, kes. Ja sest nad ongi kes. Nad on kes. Selle jaoks nendel kõigil on hing. Ja nii on ka veel oma hing. Võt seda ma ei ole mõelnud, et veel võiks oma hing olla, aga... Kui me lähme on ju allikale, on ju, siis me ju panume allika vaimu. Kraabime talle vähekene hõbevalget. Et kui mul oleks praegu nuga, ma näitaks, kuidas see käib. Et kraabime vähekene allikasse hõbevalget ja palume allika vaimudelt puhast vett, mis tervendaks meid. Vanast ajast viidi ju allikasse hõbeehteid, poetati hõbedat. Ehk siis hästi oluline on
tänada allikavaime hõbedaga ja maavaime vasega. Maavaime vasega. Ja kuidas see maavaimude tänamine käib? No sellega, et sa poetad mõne vaskse mündi on ju. Punase mündi, paned kuhugile kivi peale. Täitsa vaskne münd, ma ei ole nii mõelnud, et see on vasest. Ja et poetad mõne punase mündi on ju kivi peale ja ma eile just siia enda aeda viskasin tsungiidi kivi. Et tsungiit on ka selline võimas. Mina just eile käisin Tartus tsungiidi kuninga juures. Ahah, kelle juures siis? Tõnu Aru juures. Ja minul on ka Tõnu Aru käest saadud tsungiit. Ma tegin tsungiidi vett, aga siis ma nüüd otsustasin, et annan selle tsungiidi vettoitis sinna. Ja siis ma võin öelda, et see, kuidas tsungiit laeb, see toimib täiega. Et ma eile kogesin seda iseenda peal. Ja ma istusin, ma läksin peale tööpäeva lõppu, ma olin suhteliselt väsinud ja läksin talle külla, et natukene juttu vesta. Ja tal olid laua peal mingid väga erilised tsungiidi tükid. Ma lihtsalt näppisin neid, seal mängisin. No tal on seal laua peal tohutult neid kive. Ja siis ma lihtsalt võtsin ja näppisin neid. Need olid täiesti teistsugused, mingid täiesti, nii ilusad, ma lummasin endast. Ja siis ma tean, seal mingi 5 minutit hoidsin neid käes ja tunnen, kuidas mu peas hakkas kõik surisema. No tsungiit peaks olema ju kõige võimsam mineraal, mis on meie maakeras, maakoores. Et see oli niisugune kiire laadimine. Nii et tsungiit aitab, tsungiit on hea kivi, et kes siis ei tea, see on musta värvi siis mineraal. Jah. Et otsige tsungiiti ja hoidke tsungiitil enda lähedal. Jaa. Et jaa. Mis sulle veel kristallidest või sellistest kividest siis hingelähedane on? Ametüst. Ametüst. Ja mul on kodus ametüst geoodid. Ilusad, lillad. Ja mul kassile meeldib nende ees magada. See peaks juba kõik. Saab energiat siis sealt või toetavat energiat tuleb. Ja et väga äge. Mina olen kunagi töötanud kristallipoes ja siis seal oli ka üks ametüsti geood. See oli muidugi nagu väga kallis, väga hinnaline. Ja siis ma seda imetlesin seal, aga siis nii palju ma ei saanud töötasu, et seda geoodi endale lubada. Nii et jaa. Aga kuidas sa veel kristalle enda elus või enda ümber rakendad või kas üldse rakendad, et sa ütlesid, et tsungiidist rääkisime, ametüstist. Ütleme nii, et tsungiidiga ma puhastan igapäevaselt vett, nagu hõbedagagi. Et mul on nii hõbe kui tsungiid korraga vees. Joogivesi tuleb kõik läbi nende 2 elemendi puhastades. Siis on mul roosa kvarts alati ja ametüstist rääkisin. Kindlasti on labradoriit. Ja no see on korralik kaitsekivi. Ja päikesekivi. Ja siis on mu kristallkapsel, mis sisaldab kvartsi ja päikesekivi. Et 2 kristallist siis koos. Ja ta on täiesti nagu elusloom. Sest ta ka täpselt ju tegelikult see kivi, see ei ole ju lihtsalt kivi, et ta on ka ta on jahu. Ta on nanogranulitest koostavad mikrosfäärid. Nii et see on oma ette. Et eks siis kivile nagu peaks ka ütlema, kes. Jaa, kivile kes. Et meil on siin laua peal üks seleniidi torn. Et tema on ka siis kes. Nii et väga hea, et kõik, mis on emake loodus andnud, on kes. Nii, jõudsime siis järeldusele. Kõik on hingestatud selle jaoks, et kui me pöördume kristalli poole, me pöördume ju kellegi poole, me ei pöördu millegi poole.
ehk siis see hing on seal taga. hing on taga. Ma võin siin rääkida loo, kui me käisime Siberis. Seal oli üks koht, kus oli raseda kivi. Ehk siis leiti mägedest kivi, selline munaga. Nii. Ja selle kivi sees on teine kivi. Viidi röntgenisse. Teadlased tegid kindlaks, seal sees on teine kivi. Nii. Ja see kõik tuksub. Ahaa. Ja tänaseks on siis selle kivile ümber püstitatud selline väike pühamu. Ja need pered, kes ei saa lapsi, need käivad seal kivi juures palvetamas. Viivad sinna natukene piima ja leiba ja andamit. Ja seal on väga palju viidud ka mänguasju. Sellepärast, et on juba lapsed sündinud. On juba lapsed sündinud. Väga võimas. Ja tegelikult on sama võimsad ju meie Eesti rändrahnud. Need on Põhja-Eestis. Põhja-Eestis ja siin Lõuna-Eestis vist neid ei ole. Aga Põhja-Eestis on ja on olemas ka titekivid. Need on ka siis nagu rändrahnu laadsed. Rändrahnud, mis on titekivid, et seal siis osad rannarahvad, rannarahvas kõik siis, osad külad. Kust tulevad lapsed? Kurg toob. Jah, aga kui kurg ei ole ja ranna ääres kurepesasid ei olnud, siis pereema läks suure kivi taha ja tõi sealt titte. Näiteks nii räägib Altja küla. Okei, no jah. Ja siis Prangli-saarel on üks suur kivi, millest liugu alla lastes võid lapse ootele saada. Ehk kui ei ole lapsi peres, siis tuleb minna Prangli-saarele, lasta sealt titekivi punasest kivist alla ja siis on võimalik lapsi saada. Kõik, kes sealt on alla lastud, on lapse saanud. Nii räägivad kohalikud. Et rasestumine siis on seal. Jah, garanteeritud. Tõenäosus on garanteeritud. Tõenäosus on suur. No väga põnev. Nii, et me rääkisime nüüd veest, on ju. Et siis, mis annab väge, on ju. Mis meil veel väge annab? Vesi. No ma ei tea, siis ma tahaks pakkuda tuli. Et tuli on ka, on ju, üks tihjatest elementidest. Meis endas on väga palju tuld. Ja kui seda tuld on liiga palju, on ju. No siis põleme läbi. Siis põleme läbi. Ehk siis seda tuld tuleb aeg-ajalt jahutada. Ja kuidas on hea seda tuld jahutada ikka veega. Siis lähed ujuma. Kas ujuma või ikkagi juua vett, on ju. Juua vett, on ju. Tarbida vett, et hästi oluline vett. Ja kui seda on ju tuld on vähe, siis on vaja natukene seda tuld endast tõsta. Mis tõstab tuld? No puu annab tulele. No puu annab tulele jõuda, aga kui sul on puu, ainult sellest ja söed on ju õhk, meil on vaja õhku, meil on vaja värsket õhku, meil on vaja sellele tuulele anda õhku, on ju, õhk saab tulla siis, kui õhk hakkab liikuma, ehk me peame ise olema liikumises. Me ei saa jääda seisma. Sest seisev vesi on ju nagu... Seisev vesi on roiskund, puud surevad, kõik, mis seisab. Kõik seisab, see seisab. See seisab, on ju, seega ei tule juurde tuult. Me peame liikumises olema. Me oleme kord niimoodi seatud, et kui me liigume, siis meil hakkab energia tööle ja siis me saame energiat juurde. Ehk siis pidev liikumine. Aga liikumine on tervise alus tegelikult, et kui me ei liigu, siis me suremegi. Jah, joo sa nii palju, kui tahes värsket vett ja lamas on mis iganes kristalli tellu. Ei aita ainult, et vaja on ka liikuda ja puhast toitu. Puhast toitu, ja mida maa meile annab? Just. Aga maa annab meile täna on natukene vähe seda puhast toitu. Ehk siis poes on valdavalt enamus on meil surnud toit, et meil oleks vaja süüa rohkem elust toitu.
ja see elustoit on siis täpsemalt mis? No mina olen viimasel ajal avastanud bakterid enda jaoks. Selles võtmes, et siis selline jogurtibakter, ma saan aru. Ja. Ja siis, kus sa seda saad, seda elust toitu siis? Teen ise. Teed ise? Teen ise. Ja see jogurti tegemine siis on nagu selles mõttes lihtne tegevus, et siis tervet ja elus toitu siis saada enda kehale. Ja elus baktereid anda enda kehale. Aga räägitaksegi seda, et kõhus on meie teine aju, ehk siis see seedesüsteem ja seedesüsteemi toetus on esmatähtis. Ja täna räägitakse ka juba seda teadlaste poolt. Mitte ma ei räägi niisama, vaid ikkagi teadlased täna kinnitavad seda, et kui su soolestikus on ikkagi väga palju halbu baktereid, siis tulevad sulle ka halvad mõtted pähe. Ehk siis depressiooni ja ATH ja soolestiku omavaheline seos on tänaseks juba teadlaste poolt tõestatud. Ja kuidas siis tervendada enda kõhtu niimoodi, et neid halbasid mõtteid ei tuleks? Siis tulebki süüa häid baktereid. Ehk siis sööge häid baktereid. Ja, ehk siis väga hea bakter, mida ma nüüd alles hiljuti hakkasin kasvatama, on planetaarium. See on nagu planeetide... Ja tema peaks siis olema just nimelt kõikvõimalike ärevuste, närvisüsteemi ja kõige muu. Et isegi selliste asjade jaoks siis on täitsa eraldi. Ja. Pluss veel on ju bakterid, mis toetavad sul põletikulisi protsesse, mis toetavad su naisorganeid, mis toetavad su suus olevaid limaskestasid, ehk siis iga asja jaoks on omad bakterid. See on nii põnev maailm. Ma alles alustan seda maailma. Okay. Aga seal on põnevust. See, kuidas omal nahal sa tunned, et mismoodi see bakter su sees liigub. See on põnev. Kuidas sa oled nagu tajunud ilmselt enda kogemusest, siis kuidas on võimalik enda keha muuta ja kui palju on võimalik enda keha muuta, siis sa oled erinevaid meetodeid ju katsetanud, alustades kristallidest kuni siin nende bakteriteni välja, et mis on nagu selline nagu keha, kui palju üldse on võimalik keha muuta ja milline on see sinu nagu mingisugune maksimum või vaukoht, et kuidas sa nagu said enda keha muuta? Keha muuta? Jaa. Või terveneda või pigem nagu... mina ei räägiks keha muutmisest. Vaata, keha muutmine siin kohe, igal ühel tuleb kohe mõte, et kui ma muudan keha, see tähendab, ma pean kõhnenema, olema kohe salenema, see tähendab keha muutmist. On ju, kohe tekib seos. Aga tegelikult on keha muutmine see, kui ma hakkan iseennast tundma iseenda kehas hästi. Mul on piisavalt energiat, et tegutseda. Mul on piisavalt tahtmist, mul ei ole ärevust ja kehas ma tunnen ennast on ju oma väes. Me jõudsimegi. Oma väkke, et minu keha ongi minu vägi on ju. Ja kui ma kõike seda tunnen iseendas väga hästi, siis see ongi see, et mu keha on. Sinu keha lihtsalt on. Minu keha lihtsalt on muutmises on ju. Et ehk siis keha saab muuta ikkagi läbi aktiivse tegevuse, läbi tervisliku toidu, läbi erinevate mineraalide ja hästi oluline on puhkus. See puhkus, jah. Jah, see puhkus kehale, et me peame ikkagi jälgima seda, et me magame piisavalt. Ja hea uni on hea tervise üks alustala kindlasti, et ma olen väga hea magaja, ma magan alati enda 8 tundi vähemalt täis, kui mitte rohkem, et see uni on minu jaoks tähtis. Aga vahest ei olegi vaja 8 tundi magada. No jah, ei ole, aga ikka 7 ma olen vaatanud, siin on tihedamad päevad olnud praegu, et 7 ka täitsa okei. Et suvel maga vähem, talvel maga rohkem. No jah. Loodus on niimoodi seadnud, et meil siin jälle, mida meie inimesed teevad. No
töötavad talvel ja puhkavad suvel. puhkavad suvel. Aga mida teeb loodus? No puhkab talvel. Ja magab suvel. Jah. Ei, noh, ja töötab suvel. Töötab suvel, jah. Töötab suvel, et puud kannavad. Vastupidi on. Vastupidi on ju. Ja siis miks tulevad inimestel igasugused hädad on ju? Sellepärast, et me töötame loodusele vastu. Et kui me oleme loodusega kooskõlas, siis me oleme aktiivsemad just nimelt suveperioodil ja talveperioodil tõmbame endasse, oleme just vähem aktiivsed. Ja no see on see tsüklilisus ka, mis just selle kuu teemaga vaata hästi haakub ja seda tsüklilisust ongi nagu saab nagu mitmel tasandil vaadata, et üks ongi see meie kuutsükkel, kus me siis vaatamegi 28 päeva jooksul, kus kuu siis sellest mustast kuust, kuu loomisest siis saab täis on ja jälle siis tühjeneb või siis kahaneb ja siis on nagu see aasta kontekstis, kui me vaatame seda, et meil on talveaeg, siis kus me peaksime olema rahulikumad, aga siis meie elutempo on selline, et siis ainult tulistatakse asju teha, kõike tööd, kõike värke, kõik koolid on ju sellel perioodil aktiivsed ja nii edasi. Ja kui suvi tuleb, siis on kõigil puhkus, aga tegelikult see suveenergia ju toetab seda aktiivset liikumist, aktiivset käimist. Ja siis me ju kogume enda sisse just nimelt on ju igasuguseid vitamiine ja mineraale ja ma pean silmas seda, et suvel söö on ju kõht ikkagi maasikaid täis, mitte ära pane neid talveks hoiule. No ikka see, mida ma olen ka saanud aru, et see hooajalised asjad on nagu kõige väekamad. Et ongi, et kui on maasikate hooaeg, söö maasikaid ja noh, söödki selle nagu isu täis ja siis ega tegelikult siis ootadki järgmist aastat. Just. Aga kui sul kogu aeg on see maasikas külmkapis võtta, siis noh, mina ei tea, mina ei söö teda eriti, aga noh. Aga suvel oma peenrast ikka söödi. Ja siis ma ikka söön, siis on ta värske ja mahlane, no näiteks kurk või tomat, et hoopis teine. Ja siis ta annabki sulle vägi. Siis ongi jälle sinu vägi. Nii et väge taimedest, väge toidutaimedest. Toidust. Ja. Nii et väge saab igalt poolt. Väge saab õhust ka. Õhust ka ja ma jälle küsin sinu käest vahepeal, et mis sa arvad, kes toitub õhust ja armastusest? No see, kes on armunud. See, kes on armunud, aga samblikud. Ja samblikud toituvad. Samlikud toituvad õhust ja armastusest. Ehk siis on võimalik elusvormidel toituda õhust ja armastusest. Aga selleks on vaja meil puhast õhku. Et linnakeskkonnas on seda väga keeruline saada. Kui me ümber on väga palju toksilisi inimesi, on väga keeruline seda puhast õhku saada. Siis on õhk väga paks. Siis on õhk väga paks. Kui me ümber on väga palju on ju igasuguseid masinaid, jälle keeruline saavutada. Kui me ülevalt tulevad igasugused lennukid lendavad oma sabadega, jälle väga keeruline saavutada puhast õhku on ju. Me veel mäletame paari aasta tagust koroonat, kus ei sõitnud autod, ei lennanud lennukid, kui puhtaks muutus õhk. Ja Veneetsias on ju, kus ei olnud aastakümneid nähtud delfiine, tulid delfiinid tagasi kanalitesse. No see reostus, nagu see inimkeskkonna linnastumine ja see reostus, mis toimub nagu vetes ja see tihedus, see on nagu meeletu ikkagi. Ja samuti on ju igal pool õhus, et kõik need tehased, tööstus on ju, võtame see sama sõda. Jällegi see on kõik õhu. Räägitakse, kui palju keegi investeerib sinna raha on ju, kui palju keegi kedagi abistab, aga keegi ei räägi, mis sinna õhku paiskub. Aga lõppkokkuvõttes see õhk on ju meil ühine, meil on üks planeet, üks maakera.
üks õhk tegelikult. üks õhk ja see läheb on ju atmosfääri ja langeb sealt on ju vihmana, võib-olla täna meil sajab ka mingisugust, mitte head vihma on ju. Teinekord me näeme ju, kui on puulehed läinud teist värvi, ootamatult peale vihma. Aga meie inimestena hingame selle kõik sisse, nii nagu see looduski. See porgand imeb endasse, see peet imeb endasse kogu selle. See mõju on nagu kõigele. See mõju on kõigele, see mõju on suurem on ju. Ehk siis see puhas õhk. Kus siis saada seda puhast õhku? No selleks tulebki minna vahepeal. Mägedesse siis? Mägedesse. Millised on sinu lemmikmäed? Minu lemmikmäed on... Minu lemmikmäed on Siberis, Altais. Väga põnev, ei ole seal käinud. Ja tahaks isegi minna, aga hetkel on natukene... Hetkel on keeruline. Hetkel on keeruline sinna minna. Aga avastasin enda jaoks see aasta ka Gruusia ja Gruusia mäed. Sa oled väga suur reisisõber ka, et mille järgi sa sihtkohti valid või kuidas nad ilmutavad sulle end? Nad ilmutavad iseennast. Ja. Nad ilmutavad ennast sellega, et mul tuleb mingisugune teadmine. Ma pean nüüd minema sinna kohta. Ja kui ma lähen Google'ile, siis juba tulevad mul uued võimalused ja uued uksed, mis hakkavad avanema ja see on nii lummavalt huvitav. Sinu üks see nagu töövaldkond on ka täna seotud reisimisega, et sa oled nagu saanud sellise reisimise sellest kirest on siis kasvanud välja ka töö, et kuidas see juhtus, mis see on täpsemalt? No selles mõttes, et ma juba mitu aastat korraldan oma tutvusringkonnale erinevaid reise. Olgu need siis lähemale või kaugemale. Ja väga põnev. Ja lisaks sellele siis tänaseks ma olen ka väikest viisi matkajuhiks saanud. Käin jalutamas metsas. Näitan Eesti metsasid. Ja räägid lugusid taimedest? Räägin lugusid. Hingedest? Hingedest. Mis sa räägid hingedest meile täna? Hingedest, no me juba rääkisime, puudutasime, et igas taimes, igas puus, igas kivis. Igas elus olendis, elus kohas. Igas elusvormis on hing. Elusvormis, jaa. Ja kui huvitavalt on ju puud omavahel ühenduses. Kas sa tead, kus asub puusüda? Puusüda asub puu juurestikus. No oleks pakkunud juured. Ja mööda juurestikku liigub info teise puuni. Ja puud suhtlevad omavahel. Ja ma olen seda kuulnud või seda tean. Ja nii nagu seene niidistik, nii on ka puudel oma niidistik ja nii on taimedel oma niidistik ja kõik nad suhtlevad omavahel. Meie seda ei näe, on ju. Võib-olla kui sa paned kõrva vastu maad. Siis tajud. Siis võid võib-olla ka kuulda. Ja mul praegu tuli ikkagi see taimede suhtlemise pilt täiesti ette, nagu kuidas see süsteem või see rägastik seal nagu toimib ja toimub. Ja meie käime siin maakamera peal ja me ei kujuta ette, mis seal maa all tegelikult toimub. See on teine elu. See on teine elu. Ja siis me arvame, et me lihtsalt raiume mõne puu maha, et sellest ei juhtu midagi. Või kaevame siit mingisuguse kraavi läbi. Ja kaevates on ju puu juured läbi. See oleks ju sama, mis kui meil kaevatakse on ju juured läbi. Ja eks meil olegi neid juuri läbi kaevatud. No kindlasti. Ja siis meie ülesanne on ju jälle hakata neid juuri tervendama, kui on kuskil need juured läbi kaevatud. Ehk siis see on see konstellatsiooni koht, mis tervendab siis peresüsteemi. Just. Aga me saame seda täiesti võtta paralleele loodusest. Et kuidas on võimalik, kuidas see maailm toimib. Nii toimib ka inimese süsteem. Et mis tahes ökosüsteemi võtame kõrvale. Ja.
et maa all on ka siis elu ja süsteem ja see kõik. seal on mitu ja just. -hmm. seal on oma võrgustik. No, võib öelda, et kui meie suhtleme siin on ju internetivõrgustikuga, siis maa all on taimedel oma võrgustik. Ja see kõik on nii peen tasand tegelikult see. Et jah, et me ei oska seda kõike oomata. Ilmselt nii on, et me ei tea veel mitte midagi. Jah, ainuke asi teada midagi on oma teadvust avardada. Ja julgeda avastada, julgeda uurida, julgeda olla uudishimulik. Jah, uudishimu viib elus edasi. 2 asja viivad elus edasi, laiskus ja uudishimu. No näed, siis... Selle jaoks, et laisk inimene alati on nupukas. No jah, et kuidas siis saada lihtsamalt läbi asjades. Just, aga see jälle omakorda on väga oluline arengu etapis. Okei. Ja mismoodi sa suhtled nende hingedega, loodusvaimudega? Kuidas see käib? Kuidas see käib? Mina ütlen nii, et ei ole olemas sellist asja, et jälle, et võta see punane raamat sealt riiulist, 3. raamast on ju, et seal on kõik kirjas. See suhtlemine hakkab siit. Siin on kõik kirjas. Ehk kui me elame südame järgi, kui me kuulame oma keha ja me usaldame elu voolu, siis on meil teadmine olemas, kuidas suhelda nendega, kes oli enne meid, nendega, kes elavad me kõrval, aga kes meiega ei räägi üht ja sama keelt. Aga see teadmine tuleb meil kõik läbi selle, kui me hakkame vaatama maailma läbi südame. Nii et vaadake maailma läbi südame, see avab teie jaoks uued dimensioonid. Väga ilus. Ja see südamega vaatamine ongi siis nagu kontaktis endaga, kontaktis enda südamega ja see kontakt siis universumiga, loodusega, maailmaga, teiste elusolenditega. Teiste eluvormidega. Teiste eluvormidega ja see eluvormide sõna on väga hea, et erinevad eluvormid mis kõik meie ümber. Ja selleks, et me ise oleme ju nii nagu, me ise oleme ju oma maailma loojad. Ja kui meie loome ja elame selles looja energias, suudame luua ja vaadata läbi avardunud südame ja läbi avatud südame, siis loodus hakkab ennast ise ilmutama sulle. Ja siis sa saad suhelda millega iganes ja millega iganes vaja. Ehk siis tuleb ja selleks, et seda hästi teha. Mulle nii meeldis viimane koolitus, kus ma käisin, seal öeldi, et tuleb treenida mediteerimislihast. See avab uued dimensioonid. Mediteerimislihas, kus see asub? Vot, see on hea küsimus, kus see asub? See asubki jälle iseenda sees. Et sa oled iseendals kohal. Et sa suudad olla kohal ja teha mõtestatult oma tegemisi. See ongi mediteerimine. Sa ei pea istuma om ja tsen, vaid sa võid võtta selle teekannu ja valada. Niimoodi mõtestatult. Ja siis ma ütleksin siit jätkuks, et ja siis juua seda teed nagu nautides ja mõtestatult. Ja see, milline hing on ühel teel, see on omaette filosoofia, omaette teadus. Sest need siin tee sees on ju taimed ja taimedel. Ja mitte ainult tee sees ei ole taimed, vaid millest üks tee koos. Vesi. Veel oli on ju vaim, hing. Ja veevaim. Ja siis on taimedel on oma hinged. Siis on see portselan,
millest ta on tehtud. -hmm. On savi või? Savi, kellegi käed on selle kokku pannud. Keegi on need taimed korjanud, keegi on selle vee toonud, keegi on selle vee soojendanud. Keegi on selle kõik kokku seganud. Ja kui me nüüd võtamegi selle tee, justkui lihtsa tee, 3 tähte on ja sellest vaatame siis seda sügavuti seda, siis siin on tegelikult selles ühes teelonksus, et siin on nii palju kihte. Ja seal on rohkemgi veel. See on väga palju kihte. Selle jaoks, et ma õppisin teemeistriks terve aasta. Ja siis ma sain aru, et kui ma ennem läksin ja arvasin, ma oskan teed teha. Nii. Siis peale aasta õpinguid ma sain aru, et ma ei tea teest mitte mida. Selle jaoks, et tee on midagi niivõrd suurt ja oomamatut. Ainult 3 tähte. Ainult 3 tähte. Ja me oleme ju teel olevad teelised. No kogu aeg oleme teel. Joome teed. Joome teed. Oleme teel, teekonnal teel. Joome teed. Teeme teed. Teeme teed. Mis teed? Teed teen. Mis teed? Kruusateed. Kruusateed teed. Et teel on ja palju sügavust. Ja nüüd sa ennem puudutasid, et ma reisin ja rändab palju, siis minu reisid ja rännuteed viivad alati nendesse riikidesse, kus armastatakse teed ja kasse. Teed ja kasse. Ilus. Ja kassid on ka minu lemmikloomad. Nii et tee joomist ma veel õpin või olen teekonnal. Jah, et siis tuleb tulla minu juurde teed jooma. Kassi paitama ja teed jooma. Ja tee. Et teest on võimalik ka saada väge. No taimed, kui ma võtan nagu kõige lihtsamas võtmes, siis taimedel on vägi, taimeteel on vägi ja täna ütleme nii, et siin tulebki on eesti keeles natukene ebamäärasust, et kui me teeme taimedest teed, siis me ei tee teed, me teeme taimetõmmist. Okei. Ja teed me teeme teetaimest, teelehtedest, on ta siis punane, roheline, sinine, must. Et siis on tee, aga muidu on meil taimetõmmis. Ehk siis see, kui meil on siin tassis pärnaõied, kõrvenõges ja nurmenukk, siis meil on tõmmis. Meil on tõmmis, meil on tee-tõmmis. Ei, meil on taimetõmmis. Taimetõmmis, lihtsalt taimetõmmis, selge. Ja, meil on nurmenuku tõmmis. Nurmenuku tõmmis. Mis väikese pärnaõie ja kõrvenõgesega. Aha, et teeme siis need mõisted selgeks, ja. Et kutsun tõmmist jooma. Just. Et ja see on väga huvitav, et tõmmis on siis tassis meil täna. Ja just, et ei ole ju ilus nimi on ju, lihtsam on jälle öelda, et ma joon teed. Ma joon teed, jaa. Okei. Ja millised riigid on sulle jätnud siis selle kõige sügavama tee kultuuri mulje või kogemuse? Jaapan ikkagi. Põnev. Ja, mu rännuteed on sinna mind elus 3 korda viinud ja ma arvan, et viivad järgmised 3 korda veel. Ilus. Tahan ka sinna minna. Ja, tule kaasa. Lähme koos. Ja kõik teed viivad Jaapanisse, enam ei vii Rooma. Rooma on ka huvitav koht, kuhu tasub minna. Aga seal teed ei pakuta. Seal jah, saab seda kohvi rohkem. Ja seal tuleb leppida muude jookide. Kohvi ja prosecco. Näiteks. Ja mitte küsida uunalatet. Jah. Okei. Jaa. Aga loodus ja loodusega rütmis elamine on sinu elu stiil ja sinu elu viis. Kuidas on lood ajaga? Minu elus ei ole aega. Ja kuidas sa saad enda elu korraldada siis ilma ajata? See on nii lihtne, et mul on elus olnud mõningased kellad,
ja nendest ükski ei ole käinud kauem kui 3 päeva tema ostust. Või siis ta on olnud mul maksimaalselt 6 aega käe peal, siis ta on ilmtingimata kuhugi kadunud. Ühesõnaga kellad ja mina ei sobi kokku, see tähendab, et aega minu jaoks ei ole. Nüüd sa võid küsida, et kui ma töötan inimestega, siis mul peab mingi ajataju olema. Nojah, et ma mõtlen seda, et kui sa seal piirivalves töötasid, et siis sul oli veel aeg või? No siis olid teised ajad. Siis olid teised ajad. Ja, aga täna? Täna ma elan suhteliselt ajatut elu. Ja ma just tahtsin öelda ajatu, et kas see on siis ajatu elu? Jah, see on ajatu elu. Ajatu elu. Ja kodus on mul oma teraapiaruumis liivakell 30-minutiline. Et ma enam-vähem teaksin, kaua ma kliendiga töötan. Et järgmine kui tuleb, et ikka oleks mingisugune see ajajoon olemas. Aga kellad ja mina ei sobi kokku. Aga ma arvan seda, et kui sa usaldad iseennast ja enda intuitsiooni, tunnetust ja eladki nagu selle loodusega kooskõlas ja enda kehaga kooskõlas, siis tegelikult sul ei lähegi seda kella vaja, sest sa juba ise opereerid või tajud ära need õiged momendid, õiged ajad. Kella ma panen täna, mobiilid on meil olemas, on ju see, et panen helisema ainult sellisel juhul, kui ma tean, et ma pean minema näiteks kell 5 hommikul lennukile või kuhugile kindlasse kohta, et ma ei saa riskida sellega, et mu tunnetus läheb paigast ära. Aga tavaliselt on nii, et ma panen kella kinni, kui ma juba toimetan. Ehk siis juba ärkad varem. Ärkan ikkagi selle peale, et sisestad endale, et mul on vaja nüüd tõusta see kell ja sa tõused see kell. No sa tõused ja see on tõsi, sest mina olen ka seda äratuskellata elu praktiseerinud, ja käinud ka nagu tööl selles suhtes, et hommikule ärganud kindlal kellaajal ja sa lihtsalt ärkad sellel kellaajal. Ja siis teine asi, mis on hea praktiseerida, on telefon panna hääletu peale. Minul on vist viimased 8 aastat. Hääletu peal? Hääletu peal. Ma panen... sul on hääletu peal ja siis, kui keegi helistab, siis ma tean. Siis sa tead? Ma võtan vastu. Ma võtan siis telefoni vastu. Aga... Või siis teine asi on see, et kui ma tean, et mulle tuleb vahest on meil mõned tähtsad kõned, mis sa pead ilmtingimata vastu võtta. Siis ma panen selleks perioodiks panen on ju telefoni hääle peale. Kui teised panevad on ju hääletu peale, et kõnesid mitte vastu võtta, siis mina panen hääle peale vastupidi, et kõned vastu võtta. Ahaa, okei. No väga hea lähenemine. Jah, et see on jälle see, kuidas olla iseendas kohal. Et mind ei sega see, kui mingi piiks või mingi prääks käib siin telefonis on ju. Sest on kõige nõmedamad asjad need, kui täna meil ju nii palju suhtlust, nii palju meile, kõike tuleb, info tuleb on ja siis iga minut käib sul plin-plin. Aga mida teeb su keha sellel momendil, kui see plin tuleb? Ma ei tea, saab šokki, ehmatab. Reageerib on ju. Ehk siis iga see plin, iga see sõnum, iga see blink, see kõik käib su kehast läbi. Nii nagu käib kehast läbi kõik muu, mis ümber toimub. Sellepärast tasub olla vaikuses. Ja veel kord vaikuses. Istuda selg vastu puud ja juua tassike teed. Väga idülliline. Väga ilus. Ja nii sa saadki olla kohal iseendas, hetkes ja lubada endale selliseid hetki, selliseid kohalolu momente. Ja sa istud seal pool tundi, aga siis sa võid jälle 4 tundi tormata. Aga tuleb teha enda jaoks iseendale neid hetki, kus sa oledki iseendas kohal. Ja lubad endal olla kohal.
aga kui inimene nagu ei suuda, ta läheb, istub, võtab selle teetassi kätte, läheb, istub sinna puu alla ja siis ei suudagi ennast nagu välja lülitada, et ta ei suuda seal isegi 2 minutit istuda, siis juba tuleb mingisugune mõte, mida nüüd oleks vaja teha või. ja ikka midagi vaja teha. Midagi vaja teha on alati meil, et. selle jaoks, et me ei, ainult laisk inimene tohib ju laiselda, on ju. aga siinkohal ei tasu ära unustada, on ju Fred Jussit, kes ütles, et vaja on võtta muljutamiseks aega. Olemise ilu. Olemise ilu, jaa. Et just alguses võib-olla ta ei tule sulle kergelt. Iga algus on raske. Ta tuleb raskelt. Aga kui sa lubad, et meil olla, esialgu teadlikult, esialgu sa pead teadlikult teadvust avaldama. Ja siis sa pärast saad juba just nimelt olla ja su teadvus ise avaldub. Seal puu all olles. Ega siis Newton, mis tema seal puu all tegi? Õun kukkus pähe. No jaa, aga mis ta tegi seal? Istus. Võib-olla jäi teed ka. Võib-olla jäi teed ka. Mulle kukkus ka õun ükskord pähe ja siis mu laps oli, ma ei tea, 4-aastane vist ja siis talle jäi see hetk nii eredalt meelde ja siis ta kogu aeg räägib, et emme, sul kukkus see õun pähe ikka. Et jah, ma sellel hetkel küll ei istunud vist väga. See ei olnud kohal. Ei olnud kohal. Vaata, kui sa oleks kohal olnud, siis ilmselt oleks sul ka mingisugune tarkuse tera seal plahvatanud. Aga puu all tuleb istuda ja kohal olla. Aga laps oli kohal, temale jäi see nii eredalt. Temale jäi meelde. Lapsed ongi kohal. Ja. Meie vanematena teeme kõik selleks, et lapsed ei oleks kohal. Aga lapsed on kohal. Ja nad tulevad meid siia õpetama. No, nad on head õpetajad. Ja nad on meie ühed väeallikad. Ehk siis meie vägi. Vägi tuleb ka lastest, et jälle üks väekoht siis, et lapsed annavad väge. Vaata, ja sa küsid, kus see vägi tuleb. Vaata, kui paljudes kohtades tuleb vägi. Nii, loeme nüüd need väed kokku, et kõigepealt oli meil siis juuksed, siis tuli vägi veest. Nii, kus see vägi veel on meil? Tulest oli vägi, siis. Vot, aga sa oled ära unustanud kõik selle väe. Me saime teest, saime väge. Teest saime kehast. Kehast saime väge, me saime mitte millegi tegemisest väge. Ja mitte millegi tegemisest. Ja me saime kuust, saime väge. Kuust saame ka väge. Me saime mägedest saime väge. Mägedest, just need mäed läksid. Õhust saime väge. Õhust saime väge. Saame kõigest saame väge. Tegelikult me saame kõigest väge. Ja. Neid asju ma ei jõuagi üles lugeda. Ja. Mina ise olen minu vägi. Minu vägi, minu sees, mina ise. Ja see südamega siis. Ühenduses südamega. Läbi südame oleme ühenduses ka ju teistega. Ja. Et teiste inimestega ju samamoodi. Ja, teiste hingedega. Ja meie hinged tunnevad ära, kuidas sinu süda vibreerib. Ja siis ta võtab ühendust selle vibratsiooniga. Ehk siis me mõtleme, et me kohtume inimesega, me näeme silmast silma, ei ole nii. Tegelikult on see südamete võrgustik või südamete suhtlus, mis käib sellel tasandil, mida me ei teadvusta. Mida me ei teadvusta, aga südamed võnguvad ja siis meil tekib mingi. Seda sa oled ju tundnud, et vahest tekib tahtmine kellegi täiesti võõrale midagi öelda. See tähendab seda, et tema süda on sinu südant puudutanud ja sa pead temaga saama kontakti. Südame puudutus siis käib ennem. On ennem ja siis tekib see meie mingisugune tegevus sinna juurde, ütlen siis kellegile midagi või. Ja siis ongi see, kui noormees ja neiu kohtuvad, seda arvavad, et nad on, süda tuleb on ju hiljem. Ei, ennem kõigepealt kohtuvad südamed ja siis alles märkad sa teist. Ja siis alles teadvustad sa kõike üle. Aga kõigepealt käib see südame puudutus.
südamepuudutus, see on väga ilus. See südamepuudutuse sõna on mind minu teekonnal kõnetanud ja ma arvan, et selle südamepuudutusega ongi mõnus lõpetada, et olge puudutatud ja olge südamega puudutatud. Et mis on sinu lõpetuse sõnum inimestele? Lõpetuse sõnum inimestele. Voolav vesi. Voolav vesi, voolav on, me peame olema voolus. Elu ongi üks vesi, mis voolab. Elu on üks jõgi, mis voolab. Selles jões on takistused, mõned kivid, mõned langenud puud, võib-olla veel midagi. Vahest on selles jões ka mõned käänud, mõned keerised. Siis me peame tegema kõik selleks, et see jõgi saaks voolata. Ja see käänakus tuleks see vesi jälle uuesti jõkke. Või see pööris hakkaks pöörlema nii, et vesi saaks jõkke voolata. Ja see olekski võib-olla sõnum. Oleme voolamises. Oleme voolamises. Ja südametega ühenduses. Väga armas. Nii et sellega siis võtamegi kokku tänase jututunni. Anu Altmets, kus sind leida võib? Mind võib leida seal, kus ma olen. Väga hea. Nii et sealt leiate siis Anu. Ja olge terved ja olge puudutatud ja elu on voolamises. Ja pole midagi muud kui tassike teed. Ja puu alla. Ja sõber ja puu alla. Puu alla puhkama koos teega, koos veega. Ja aitäh sulle. Aitäh sulle kutsumast. Olgu, kõike head.